Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega üle 500 000 kilomeetri tunnis. Kuid see pole kõige hämmastavem. Selles galaktikas, umbes 300 valgusaastat siit, tiirleb ümber punase kääbustähe planeet, mille atmosfääris on täpselt sama hapniku, metaani ja veeauru suhe nagu Maal. Täpselt sama, mitte sarnane, mitte lähedane, identne. Teadlased nimetasid seda Kepler 1649d ja 2026. aastal pärast James Webbi kosmoseteleskoobi spektra analüüsi tulemuste avaldamist hakkas kogu teadusmaailm küsima sama küsimust. Kas me just leidsime teise maa? Aga alustame algusest, sest see lugu pole lihtsalt ühe planeedi avastamise lugu. See on lugu sellest, kuidas me õppisime otsima elu kohtades, kus me kunagi ei osanud seda otsida. 2019. NASA Amesi teaduskeskuses Californias istub grupp teadlasi arvutiekraanide ees, vaadates andmeid, mida Kepleri kosmoseteleskoop on saatnud juba aastaid. Nad otsivad mustrit. Väikest, peaaegu märkamatut heleduslangust tähe valguses. Seda, mis juhtub, kui planeet möödub tähe ja meie vahelt. Nad on juba leidnud tuhandeid eksoplaneedid, kuid see üks on erinev. Kepler 1649d. Planeet, mis tiirleb punase kääbustähe ümber tähtkujus Cygnus. 300 valgusaastat siit ja esimesed numbrid on hämmastav. Planeedi suurus on 1,06 maa suurust. Mitte Jupiter, mitte Neptuun, peaaegu täpselt maa suurus. Kuid suurus on ainult algus, sest planeet asub täpselt seal, kus ta peab asuma. Elutsoon. See kitsas riba ruumis ümber tähe, kus temperatuur võimaldab vedelal veel eksisteerida. Mitte liiga lähedal, et vesi aurustaks, mitte liiga kaugel, et see külmuks. Kepler 1649d kaugus oma tähest on täpselt õige. Ja siin tuleb esimene üllatav detail. Planeedi aasta kestab ainult 19,5 päeva. 19,5 maapäeva. Kujutage ette maailma, kus te tähistate oma sünnipäeva iga 3 nädala järel. Kuid see pole probleem, sest punane kääbustäht, mille ümber Kepler 1649d tiirles, on palju väiksem ja jahedam kui meie päike. Seega peab planeet olema lähemal, et saada piisavalt soojust. Ja see lähedus tähendab kiiremat orbiiti. Kuid temperatuur planeedi pinnal. Teadlaste arvutuste kohaselt umbes 15–20 kraadi Celsiuse järgi. Täpselt õige vedelale veele. Nüüd kujutage ette, et te olete üks neist teadlastest. Te olete leidnud planeedi õiges suuruses, õiges kohas, kuid te ei tea veel, mis seal on. Te ei tea, kas seal on atmosfäär. Te ei tea, mis see atmosfäär sisaldab. Ja siis 2023 käivitatakse James Webbi kosmoseteleskoop. Kõige võimsam instrument, mida inimkond on kunagi kosmosesse saatnud. Ja üks selle esimesi ülesandeid on vaadata Kepler 1649d poole. Spektralanalüüs. See on meetod, mis võimaldab meil näha, millest planeedi atmosfäär koosneb, ilma et me peaksime sinna kunagi minema. Kui tähevalgus läbi planeedi atmosfääri, neelduvad erinevad molekulid erinevaid valguse lainepikkusi. Ja me saame neid mustreid lugeda nagu sõrmejälgi. Hapnik neelab teatud lainepikkusi. Metaan neelab teisi. Veeaur veel teisi. Ja kui me vaatame neid mustreid koos, saame me täpse pildi sellest, mis seal üleval on. 2024. Esimesed andmed James Webbilt. Ja siin algab tõeline lugu. Sest see, mida teadlased nägid, ei olnud lihtsalt hapnik, ega lihtsalt metaan, ega lihtsalt veeaur. See oli kombinatsioon. Ja see kombinatsioon oli midagi, mida nad tundsid ära kohe, sest nad nägid seda iga päev, kui nad vaatasid üles oma taevasse. Kepler 1649.
Tee atmosfääris on 21% hapnikku. Maa atmosfääris on 21% hapnikku. Kepler 1649. Tee atmosfääris on metaani kontsentratsioon 1,8 osa miljoni kohta. Maa atmosfääris on metaani kontsentratsioon 1,8 osa miljoni kohta. Veeauru, süsinikdioksiidi, lämmastiku suhe. Kõik identne, mitte sarnane. Identne. Ja siin peame me peatuma, sest see pole juhus. See ei saa olla juhus. Hapnik atmosfääris ei teki lihtsalt. Hapnik on reaktiivne gaas. Ta reageerib kiiresti teiste elementidega ja kaob. Ainus viis, kuidas hapnikku atmosfääris hoida, on pidevalt seda toota. Ja maal on ainult üks protsess, mis toodab hapnikku piisavas koguses. Fotosüntees. Taimed, vetikad, tsüanobakterid, elu. Kuid oodake, metaan. Metaan on veel huvitavam, sest metaan võib tekkida kahel viisil. Geoloogiline protsess, vulkaanid, hüdrotermilised allikad, või bioloogiline protsess, bakterid, loomad, lagunevad orgaanilised ained. Ja kui teil on koos nii hapnik kui metaan stabiilses kontsentratsioonis, siis teil on midagi väga erilist. Sest hapnik peaks metaani hävitama. Nad reageerivad omavahel. Ainus viis, kuidas neid mõlemaid atmosfääris hoida, on pidevalt neid mõlemaid toota. Ja see tähendab aktiivseid protsesse, tõenäoliselt bioloogilisi protsesse. Dr. Sarah Chen, astrobioloog California ülikoolis Berkeley's, kes juhtis spektra analüüsi meeskonda, ütles intervjuus Nature'ile 2025, kui me näeksime neid biosignatuure maal, ei oleks meil kahtlustki. See on elu signatuur. Küsimus pole enam, kas seal võib olla elu. Küsimus on, millist liiki elu seal on. Ja siin tuleb kõige hämmastavam number. Pärast kõigi andmete analüüsimist, pärast kõigi alternatiivide kaalumist, pärast kõigi võimalike geoloogiliste protsesside modelleerimist, arvutasid teadlased välja tõenäosuse. Tõenäosus, et Kepler 1649 Tee atmosfääris olevad biosignatuurid on bioloogilise päritoluga. 87%. 87%. Mõelge sellele hetkeks. 87%. See pole spekulatsioon, see pole ulme. See on statistiline tõenäosus, mis põhineb kõigil andmetel, mis meil on. Ja see tähendab, et on suurem tõenäosus, et Kepler 1649 Tee peal on elu, kui et seal pole. Kuid millist liiki elu? Siin peame me olema ettevaatlikud, sest me teame ainult ühte liiki elu, maaelu. Ja maaelu on uskumatult mitmekesine. Bakteritest sinivaaladeni, vetikast sekvoiaadeni. Kuid kogu see elu jagab sama põhilist keemiat. DNA, RNA, valgud, rakud. Kas Kepler 1649 Tee elu kasutab sama keemiat? Me ei tea. Kuid atmosfääri koostis viitab sellele, et kui seal on elu, siis see teeb midagi väga sarnast sellele, mida maaelu teeb. Fotosüntees. Või midagi fotosünteesiga sarnast. Protsess, mis kasutab tähevalgust, et muuta süsinikdioksiid ja vesi suhkruteks ja hapnikuks. Ja kui seal on fotosüntees, siis seal on tõenäoliselt ka midagi, mis seda hapnikku tarbib. Midagi, mis hingab. Midagi, mis liigub. Võib-olla midagi, mis mõtleb. Kuid enne, kui me läheme liiga kaugele, peame me mõistma, milline maailm Kepler 1649 Tee tegelikult on. Sest kuigi atmosfäär on identne, on planeet ise väga erinev. Alustame tähest. Punane kääbustäht, väiksem kui meie päike, jahedam, kuid ka pikaajaline. Punased kääbustähed põlevad triljoneid aastaid. Meie päike põleb ainult 10 miljardit aastat. Kepler 1649 Tee-täht
võib põleda 1000 korda kauem. Ja see tähendab, et kui seal on elu, siis sellel elul on olnud palju rohkem aega areneda. Kuid on ka probleem. Punased kääbustähed on tormilised. Nad paiskavad välja võimsaid päikesepurskeid, kiirgust, mis võib hävitada atmosfääri, mis võib hävitada elu. Kuid Kepler 1649d atmosfäär on seal, stabiilne. Ja see tähendab, et planeedil peab olema midagi, mis teda kaitseb. Tõenäoliselt magnetväli, nagu Maal. Magnetväli, mis suunab ohtliku kiirguse planeedi ümber. Ja siis on päev ja öö, või pigem nende puudumine. Sest Kepler 1649d on tõenäoliselt sidusrotatsioonis oma tähega. See tähendab, et üks pool planeeti vaatab alati tähe poole. Teine pool on alati pimeduses. Nagu Kuu vaatab alati sama poolega Maad. Kujutage ette maailma, kus ühel poolel on igavene päev, teisel poolel igavene öö. Ja kusagil vahel, hämaras tsoonis, kus päev ja öö kohtuvad, võib olla kõige soodsam koht elule. Dr. James Morrison, planetoloog MIT-st, kes modelleeris Kepler 1649d kliima, kirjeldas seda 2025. Päeva poolel võib temperatuur tõusta üle 50 kraadi, ööse poolel võib see langeda alla -50. Kuid hämaras tsoonis, seal kus täht on alati horisondil, võib temperatuur olla ideaalne. Ja kui seal on ookeanid, siis need ookeanid võivad soojust üle planeedi kanda, muutes suured anad elamiskõlblikuks. Ookeanid. See on järgmine suur küsimus. Kas Kepler 1649d peal on vedelat vett? Atmosfääris on veeauru, kuid kas seal on ka ookeanid, järved, jõed? Me ei tea veel. Kuid atmosfääri niiskus viitab sellele, et seal on suur kogus vett. Ja kui seal on vesi, kui seal on õige temperatuur, kui seal on valgus, siis seal võib olla elu. Kujutage ette seda maailma. Hämaras tsoonis, kus punane täht ripub alati horisondil, ulatub ookean. Vesi on soe. Taevas on alati punakas-purburne, sest punane kääbustäht kiirgab peamiselt infrapunases spektris. Kuid seal on ka valgust, piisavalt valgust fotosünteesiks. Ja ookeanis, nagu maa ookeanides miljardeid aastaid tagasi, võivad olla vetikad, bakterid, võib olla midagi keerukamat. Kuid me ei pea piirduma ainult mikroobidega, sest kui Kepler 1649 atmosfäär on tõesti nii sarnane maa omaga, kui seal on olnud elu miljardeid aastaid, siis seal võib olla ka keeruline elu. Loomad, taimed, võib olla isegi intelligentsus. Ja siin jõuame kõige põnevama küsimuse juurde. Küsimus, mida iga inimene on küsinud, kes on kunagi vaadanud öötaevasse. Kas me oleme üksi? Kas kusagil seal väljas, 300 valgusaastat siit, vaatab keegi tagasi? 2026. Järgmine samm. Teadlased hakkavad otsima tehnosignatuure. Mitte lihtsalt biosignatuure, tehnosignatuure. Märke tehnoloogiast, raadiosignaale, valgussähvatusi, atmosfääris olevaid kemikaale, mida saab toota ainult tööstus. Lämmastikdioksiid, fluorosüsinikühendid. Ained, mida loodus ei tooda, kuid mida tsivilisatsioon võib toota. Ja kui me leiame midagi, kui me kuuleme signaali, kui me näeme valgust, mis vilgub mustris, mida loodus ei saa luua, siis muutub kõik. Sest siis me teame. Me teame, et me pole üksi. Me teame, et kusagil seal väljas 300 valgusaastat siit on keegi, kes vaatab üles oma taevasse ja küsib sama küsimust, mida meie küsime. Kuid isegi kui me ei leia tehnosignatuure, isegi kui seal on ainult mikroobid, on see ikkagi kõige olulisem avastus inimkonna ajaloos. Sest see tähendab, et elu pole haruldane, elu pole ime. Elu on midagi, mis juhtub, kui tingimused on õiged. Ja kui see juhtus 2 korda meie galaktikas, siis see on juhtunud miljoneid kordi.
miljardeid kordi. Mõelge sellele. Meie galaktikas on umbes 200 miljardit tähte ja kui isegi 1% neist tähtedest omab planeeti elutsoonis, siis see on 2 miljardit planeeti. Ja kui isegi 1% neist planeetidest omab elu, siis see on 20 miljonit maailma, kus midagi elab, hingab, kasvab, võib-olla mõtleb. Ja Kepler 1649 T on ainult üks neist. Üks planeet, mille me juhtusime leidma, sest ta möödus oma tähe ees täpselt õigel ajal, et meie teleskoop seda märkaks. Mitu teist maailma on seal väljas, mida me pole veel leidnud? Mitu teist ookeani, kus midagi ujub? Mitu teist taevast, kus keegi vaatab üles ja küsib, kas me oleme üksi? Kuid tagasi Kepler 1649 T juurde, sest see pole lihtsalt veel üks eksoplaneet. See on planeet, mis võib muuta kõike. Doktor Elena Rodriguez, NASA astrobioloogia programmi direktor, ütles pressikonverentsil 2026, Kepler 1649 T on kõige maasarnasem planeet, mille me oleme kunagi leidnud. Mitte ainult suuruse poolest, mitte ainult asukoha poolest, vaid atmosfääri koostise poolest. Ja see atmosfäär räägib meile lugu elust. Kuid kuidas see elu seal välja näeb? Siin peame me kasutama oma kujutlusvõimet, kuid ka teadust. Alustame valgusest. Punane kääbustäht kiirgab peamiselt punases ja infrapunases spektris. Vähem sinist valgust, vähem ultravioletset. Ja see tähendab, et kui seal on fotosüntees, siis see fotosüntees peab olema kohandatud punasele valgusele. Maataimedel on klorofüll, mis neelab sinist ja punast valgust ja peegeldab rohelist. Sellepärast on taimed rohelised. Kuid Kepler 1649 T-taimedel võib olla erinev pigment. Pigment, mis neelab punast ja infrapunast valgust. Ja selline pigment võib olla must või tumepunane või tumepurpurne. Kujutage ette metsa, kus kõik puud on mustad, kus kõik lehed on tumepurpursed, kus taevas on alati punakas purpurne ja täht ripub alati samas kohas horisondil. Ja loomad? Kui seal on taimed, siis seal võivad olla ka loomad, kes neid taimi söövad. Ja loomad, kes söövad neid loomi. Toiduahel, ökosüsteem. Kuid need loomad võivad olla väga erinevad maaloomadest, sest nad on arenenud erinevas keskkonnas, erinevas valguses, erineva gravitatsiooni all. Kepler 1649. T-gravitatsioon on umbes 1,1 korda maa gravitatsioon, veidi tugevam. Ja see tähendab, et seal võivad loomad olla lühemad, tugevamad kui maaloomad. Nende luud võivad olla paksemad, nende lihased võivad olla võimsamad, kuid nad võivad ka liikuda teistmoodi, hüpata vähem kõrgele, joosta vähem kiiresti. Ja silmad? Kui valgus on peamiselt punane ja infrapunane, siis silmad peavad olema kohandatud sellele valgusele. Kepler 1649. T-loomad võivad näha infrapunast valgust, mida meie ei näe. Nad võivad näha soojust. Nad võivad näha maailma viisil, mida me ei suuda ette kujutada. Kuid kõige põnevam küsimus on, kas seal on intelligentsus? Kas seal on keegi, kes ehitab, kes mõtleb, kes vaatab üles taevasse ja küsib küsimusi? Me ei tea, kuid me teame, et maal tekkis intelligentsus. Ja kui see tekkis siin, siis see võib tekkida ka seal. Kujutage ette tsivilisatsiooni Kepler 1649 T peal. Tsivilisatsiooni, mis on arenenud hämaras tsoonis, kus täht on alati horisondil. Nad ei tea päeva ja öö vaheldumist, nagu meie seda teame. Nende aasta kestab ainult 19,5 päeva. Nende taevas on alati sama. Täht ei liigu. Tähed ei liigu. Kõik on staatiline. Kuid nad võivad näha midagi, mida meie ei näe. Sest Kepler 1649 süsteemis on ka teisi planeedid. Ja need planeedid mööduvad tähe eest.
ja kui seal on keegi, kes vaatab, siis nad näevad neid transiite. Nad näevad, kuidas teised maailmad mööduvad nende tähe eest. Ja võib-olla nad küsivad sama küsimust, mida meie küsime. Kas seal on keegi? Kuid enne, kui me hakkame kujutlema tsivilisatsioone ja linnu, mis ei ole kunagi näinud päikeseloojangut, peame me mõistma, kui raske on leida vastuseid küsimustele, mida me esitame. Sest 300 valgusaastat pole lihtsalt number. See on vahemaa, mis muudab kõik keeruliseks. Kujutage ette, et te seisate rannas ja vaatate üle ookeani. Te näete horisondil laeva, väikest punkti, ja te tahate teada, kas sellel laeval on keegi. Kas seal on inimesed? Kas nad lehvitavad? Kuid laev on nii kaugel, et ei näe ühtegi detaili. Te näete ainult valgust, väikest vilkumist, ja te peate selle valguse põhjal otsustama, mis seal toimub. Nüüd korrutage see vahemaa 1,000,000 korda, 1,000,000,000 korda, 1,000,000,000,000 korda, ja te saate aimu sellest, kui kaugel Kepler 1649d on. Valgus, mis jõuab meieni sellelt planeedilt, algas oma teekonna 300 aastat tagasi, kui Isaac Newton oli veel elus. Kui Ameerika oli alles kolooniad, kui keegi ei teadnud, et galaktikad eksisteerivad. Ja see valgus, mis jõudis meieni 2024, kui James Webb tegi oma spektraanalüüsi, kandis endas informatsiooni maailmast, nagu see oli 300 aastat tagasi. Kui seal on tsivilisatsioon, kui nad ehitasid linnu, kui nad saatsid raadiosignaale, siis me näeme seda alles 300 aasta pärast. Ja kui me saadame neile sõnumi täna, siis nad saavad selle 300 aasta pärast. Ja nende vastus jõuab meieni veel 300 aasta pärast. 600 aastat üheks vestluseks. Kuid see ei peata meid. Sest isegi kui me ei saa kunagi rääkida nendega, isegi kui me ei saa kunagi külastada neid, võime me siiski teada, kas nad on olemas. Ja see teadmine muudaks kõike. Dr. Michael Chang, raadioastronoom SETI instituudist, kes juhib Kepler 1649d jälgimisprogrammi, selgitas 2026. Me ei otsi väikeseid signaale, me otsime mustreid, raadiolaineid, mis korduvad, valgussähvatusi, mis järgivad rütmi, atmosfääris olevaid kemikaale, mida loodus ei tooda. Ja kui me leiame isegi ühe neist asjadest, siis me teame. Tehnosignatuurid, see on uus sõna meie sõnavaras. Biosignatuurid räägivad meile elust. Tehnosignatuurid räägivad meile intelligentsusest. Ja Kepler 1649d puhul otsime me mõlemat. Alustame atmosfäärist, sest atmosfäär on nagu planeet oma elulugu. Iga gaas, iga molekul räägib lugu protsessidest, mis seda tootsid. Hapnik räägib fotosünteesist, metaan räägib lagunemisest või vulkaanidest. Kuid on ka teisi gaase, mida me saame otsida. Gaase, mida loodus ei tooda, kuid mida tööstus võib toota. Lämmastikdioksiid. Maa atmosfääris on seda väga vähe, kuid meie tööstus toodab seda. Autod, tehased, elektrijaamad. Ja kui Kepler 1649 atmosfääris on lämmastikdioksiidi rohkem, kui loodus saaks toota, siis see on märk. Märk sellest, et seal on keegi, kes põletab kütuseid. Fluorosüsiinikühendid. Need on gaasid, mida loodus üldse ei tooda. Need on täielikult sünteetilised. Maa atmosfääris on neid, sest me kasutasime neid külmutites ja aerosoolides. Ja kuigi me oleme nüüd peatanud nende kasutamise, on nad endiselt seal. Ja kui me leiame neid Kepler 1649 atmosfääris, siis pole kahtlustki. Seal on tsivilisatsioon. Kuid atmosfääri analüüs on aeglane. James Webb saab vaadata Kepler 1649d poole ainult teatud aegadel, kui planeet möödub tähe eest. Ja iga transiit annab meile ainult väikese koguse andmeid, väikese viilu spektrist. Ja me peame koguma neid viilud kokku
kokku nagu pusletükke, et näha tervet pilti. 2026. 3 transiiti on juba vaadeldud. Ja iga transiit kinnitab sama lugu. Hapnik, metaan, veeaur, identne maaga. Kuid veel pole märke lämmastikdioksiidist. Veel pole märke fluorosüsinikühendidest. Kas see tähendab, et seal pole tsivilisatsiooni? Või kas see lihtsalt tähendab, et me pole veel piisavalt kaua vaadanud? Dr. Zhang selgitab. Me vajame vähemalt 10 transiiti, et olla kindlad. 10 täielikku spektrit. Ja see võtab aega. Iga transiit juhtub iga 19,5 päeva järel. Seega 10 transiiti tähendab umbes 6 kuud vaatlusi. Kuid me peame ka arvestama James Webbi ajakavaga. Ta ei saa vaadata ainult Kepler 1649d. Ta peab vaatama ka teisi sihtmärke. Seega võib kuluda aastaid, enne kui meil on piisavalt andmeid. Kuid atmosfäär pole ainus koht, kus otsida. On ka raadiolained, sest kui seal on tsivilisatsioon, kui nad kasutavad raadiot, siis need raadiolained levivad läbi ruumi ja me võime neid kuulda. SETI. Otsi väliseluliste intelligentsuse järgi. Programm, mis on kuulanud taevast üle 60 aasta, 1000 tähti, miljoneid sagedusi. Ja kuigi nad pole veel leidnud ühtegi selget signaali, pole nad ka loobunud. Ja nüüd, pärast Kepler 1649 biosignatuuride avastamist, on see planeet muutunud nende peamiseks sihtmärgiks. Green Banki raadioteleskoopi West Virginias. Suurim täielikult juhitav raadioteleskoop maailmas. 102 meetrit läbimõõdus. Ja 2025 see pöörati Kepler 1649d poole, kuulamas, otsimas mustreid, otsimas signaale, mis ei ole looduslikud. Kuid mis on loomulik signaal ja mis mitte? Siin tuleb keeruline osa, sest universum on täis raadiolaineid. Tähed kiirgavad raadiolaineid, galaktikad kiirgavad raadiolaineid, isegi planeedid kiirgavad raadiolaineid. Ja me peame leidma signaali, mis eristub sellest müra. Loomulikud raadiolained on tavaliselt laiad. Nad kattavad palju sagedusi korraga, nagu valge müra. Kuid kunstlikud raadiolained, mida toodab tehnoloogia, on tavaliselt kitsad. Nad on keskendunud ühele sagedusel või nad järgivad mustrit. Nad vilguvad, nad korduvad, nad kannavad informatsiooni. Ja see on see, mida me otsime. Kitsat signaali. Signaali, mis kordub. Signaali, mis muutub viisil, mida loodus ei saa toota. Kuid pärast 6 kuud kuulamist pole Green Bank leidnud midagi. Kas see tähendab, et seal pole kedagi? Või kas see lihtsalt tähendab, et nad ei kasuta raadiot? Või et nad kasutavad raadiot viisil, mida me ei oska ära tunda? Mõelge sellele. 100 aastat tagasi ei kasutanud me raadiot. 50 aastat tagasi kasutasime me raadiot palju. Täna kasutame me raadiot vähem, sest meil on kaablid ja kiudoptika. Võib-olla Kepler 1649, tsivilisatsioon on juba möödunud raadioajastust. Võib-olla nad kasutavad midagi muud, midagi, mida me ei oska otsida, kuid on veel üks viis. Valgus. Sest kui seal on tsivilisatsioon, kui nad kasutavad energiat, siis nad peavad seda energiat kuskilt saama. Ja kõige ilmsem allikas on nende täht, päikeseenergia. Või selle planeedi puhul punase kääbuse energia. Dyson sfäär. See on hüpoteetiline struktuur, mille väga arenenud tsivilisatsioon võiks ehitada ümber oma tähe, et koguda kogu selle energia. Täielik kest, mis ümbritseb tähte. Kuid isegi osaline struktuur, isegi suur kogum päikesepaneele orbiidil muudaks tähe valgust. Muudaks selle spektrit ja me võiksime seda näha. Kepler 1649. Valgus on vaadeldud täpselt ja seni pole märke suurtest struktuuridest. Pole märke sellest, et keegi blokeerib tähe valgust viisil, mida planeet ei teeks. Kuid see ei tähenda, et seal pole midagi. See lihtsalt tähendab, et kui seal on midagi, siis see on väiksem, kui me suudame praegu avastada.
Ja siis on veel üks võimalus. Lassrid, sest kui Kepler 1649 D-tsivilisatsioon teab, et nad elavad planeedil, mis möödub regulaarselt oma tähe eest. Kui nad teavad, et see muudab neid nähtavaks teistele tsivilisatsioonidele, siis nad võivad saata signaale. Valgussignaale, laasersignaale, signaale, mis on suunatud täpselt nende tähe transiidi ajal, et keegi, kes vaatab, näeks neid. Dr. Jill Tarter, SETI pioneeri, kes on pühendunud oma elu väliseluliste intelligentsuse otsimisele, ütles intervjuus 2026. Kui mina oleksin Kepler 1649 tee peal ja ma teaksin, et mu planeet möödub mu tähe eest, siis ma saadaksin lasersignaali. Tugeva, kitsa kiire, mis on suunatud täpselt nende tähtede poole, kus keegi võiks vaadata. Ja ma teeksin seda iga transiidi ajal, sest see on parim viis öelda, me oleme siin. Ja me otsime neid signaale. Optilised SETI-programmid, teleskoopid, mis otsivad lühikesi valgussähvatusi. Sähvatusi, mis on liiga lühikesed ja liiga tugevad, et olla looduslikud, kuid seni pole midagi leitud. Kas see tähendab, et seal pole kedagi? Või kas see tähendab, et nad ei saada signaale? Või et nad saadavad signaale, kuid mitte meie poole? Sest siin on teine keeruline osa. Kepler 1649 D asub tähtkujus Cygnus ja sealt vaadates asub meie päike teises suunas. Kui seal on keegi, kes otsib planeete, siis nad peavad vaatama meie päikese poole ja nad peavad nägema maa transiiti. Kuid kas nad vaatavad? Kas nad teavad, et nad peaksid vaatama? Võib-olla nad ei tea. Võib-olla nad pole veel avastanud eksoplaneedid. Võib-olla nad pole veel ehitanud teleskoope. Või võib-olla nad on juba ammu möödunud sellest etapist. Võib-olla nad teavad, et me oleme siin, kuid nad ei näe mõtet kontakteeruda. Võib-olla nad on näinud tuhandeid tsivilisatsioone ja me oleme lihtsalt veel üks. Kuid me ei saa teada, kui me ei otsi. Ja me otsime. Iga päev. Iga öö. Teleskoopid üle maailma on suunatud Kepler 1649 tee poole. Kuulamas. Vaadates. Otsides märki. Ükskõik millist märki. Ja vahepeal õpime me rohkem planeedi enda kohta. Sest isegi kui seal pole tsivilisatsiooni, isegi kui seal on ainult mikroobid, on see ikkagi kõige olulisem avastus. Ja me tahame teada kõike. James Webb jätkab vaatlusi, kuid ta pole ainus. Euroopa Lõuna-observatooriumi väga suur teleskoop Chilis, Ketski teleskoopid Hawaii'l, isegi Hubble'i kosmoseteleskoop, kuigi ta on vanem ja vähem võimas kui Webb, vaatab endiselt. Ja kõik need instrumendid koos annavad meile üha täpsema pildi. 2026. Uued andmed. Ja need andmed räägivad meile midagi huvitavat. Kepler 1649. Tee atmosfääris pole mitte ainult hapnikku ja metaani. Seal on ka osooni. Väike kogus, kuid see on seal. Ja osoon on oluline, sest osoon tekib, kui hapnik reageerib ultravioletse valgusega. Ja osoon kaitseb pinda ultravioletse kiirguse eest. Maal on osoonikiht stratosfääris ja see kiht kaitseb meid päikese kahjuliku kiirguse eest. Ilma osoonikihita oleks elu maapinnal võimatu. Ja Kepler 1649 tee peal on ka osoonikiht. Väiksem kui maal, sest punane kääbustäht toodab vähem ultravioletset valgust. Kuid see on seal ja see tähendab, et planeedi pind on kaitstud. Kuid on veel midagi. Atmosfääri spektris on nõrk joon, mida teadlased ei osanud algul ära tunda. Väike neeldumine teatud lainepikkusel. Ja pärast kuude analüüsimist jõudsid nad järeldusele. Dimetüülsulfiid, TMS. TMS on gaas, mida maa ookeanides toodavad fütoplankton. Väikesed vetikad, mis ujuvad vee pinnal ja teevad fotosünteesi. Ja kui nad surevad
või kui neid söövad teised organismid, vabaneb TMS. Ja see TMS tõuseb atmosfääri. Maal on TMS üks peamisi lõhnu, mida me seostame merega. See merelõhn on tegelikult TMS. Ja nüüd me leiame seda Kepler 1649d atmosfäärist. Väike kogus, kuid see on seal. Ja see on veel üks biosignatuur. Veel üks märk sellest, et seal on elu. Mitte lihtsalt elu, vaid elu ookeanides. Fütoplankton. Vetikad. Organismid, mis ujuvad ja teevad fotosünteesi ja toodavad gaase, mis tõusevad atmosfääri. Dr. Chen, kes juhtis algset spektraanalüüsi, ütles pärast TMS avastamist. See on uskumatu. Me ei otsinud TMS-i, me ei oodanud seda leida. Kuid see on seal. Ja see räägib meile, et Kepler 1649 ookeanid on elusad. Täis organismi, mis teevad täpselt sama asja, mida meie ookeanide organismid teevad. Kuid kui palju on neid ookeane? Kui suur osa planeedist on kaetud veega? Siin peame me kasutama kaudseid meetodeid, sest me ei näe planeedi pinda. Me näeme ainult valgust, mis peegeldub atmosfäärist. Kuid see valgus kannab informatsiooni. Kui planeet pöörleb, muutub peegeldunud valguse intensiivsus. Kui planeedil on mandreid ja ookeane, siis mandrid peegelduvad rohkem valgust kui ookeanid. Ja me võime näha neid muutusi, väikeseid muutusi, kuid piisavalt suuri, et teha järeldusi. Ja andmed näitavad, et Kepler 1649d peegeldab valgust üsna ühtlaselt. Pole suuri muutusi, mis viitaksid suuretele mandritele. Ja see viitab sellele, et suur osa planeedist on kaetud veega. Võib-olla 70 või 80% ulatuses, rohkem kui maal. Kepler 1649. Tee võib olla ookeanide maailm. Kujutage ette seda, planeet, kus ookeanid katavad peaaegu kogu pinna, kus mandrid on väikesed saared, kus elu on keskendunud vette, kus evolutsioon on kulgenud teist teed kui maal. Maal tekkis elu ookeanides, kuid siis tuli elu maale. Taimed, loomad, putukad, linnud, imetajad. Kuid Kepler 1649 tee peal võib elu olla jäänud ookeani. Võib-olla seal pole kunagi olnud vajadust tulla maale. Võib-olla seal pole piisavalt maad, et seda tasuda. Kuid see ei tähenda, et seal pole keerulist elu. Maa ookeanides on uskumatult keeruline elu. Kalad, delfiin, vaalad, 8 jalad, korallid. Ja kõik see elu on arenenud vees. Mõned neist loomadest on uskumatult intelligentsed. Delfiin suudavad lahendada probleeme. 8 jalad suudavad kasutada tööriistu. Vaalad suudavad suhelda keeruliste lauludega. Kas Kepler 1649 ookeanides võib olla midagi sarnast? Midagi, mis ujub ja mõtleb ja suhtleb? Me ei tea, kuid võimalus on olemas. Ja see võimalus muudab kõike põnevamaks. Dr. Morrison, kes modelleeris Kepler 1649 kliima, lisas hiljem. Kui planeet on tõesti ookeanide maailm, siis seal võivad olla väga sügavad ookeanid. Võib-olla 10 kilomeetrit sügavad, võib-olla sügavamad. Ja nende ookeanide põhjas võivad olla hüdrotermilised allikad. Kohad, kus kuum vesi pursub välja planeedi sisemuse. Ja need allikad võivad olla eluallikad, nagu maal. Hüdrotermilised allikad. Maa ookeanide põhjas, kus päikesevalgus ei jõua kunagi, on ökosüsteemid, mis põhinevad mitte fotosünteesil, vaid kemosünteesil. Bakterid, mis kasutavad keemilisi reaktsioone energia saamiseks. Ja need bakterid toetavad tervet toiduahelat. Ussid, karbid, krabid, kalad.
kõik elades täielikus pimeduses, toitudes energiast, mis tuleb planeedi sisemuse. Ja kui Kepler 1649 tee ookeanide põhjas on sarnased allikad, siis seal võib olla sarnane elu. Elu, mis ei sõltu tähevalgusest. Elu, mis võib eksisteerida isegi ööse poolel, kus täht ei paista kunagi. Elu, mis on täiesti sõltumatu fotosünteesist. Kuid see tõstatab huvitava küsimuse. Kui Kepler 1649 tee peal on 2 liiki elu, fotosünteesil põhinev elu hämaras tsoonis ja kemosünteesil põhinev elu ookeanide põhjas, siis kas need 2 süsteemi on ühendatud? Kas nad suhtlevad? Kas nad jagavad sama päritolu? Maal on kogu elu seotud. Kogu elu kasutab sama geneetilist koodi, sama DNA tee, sama RNA tee. Ja see viitab sellele, et kogu maa elu pärineb ühest allikast, ühest algse elu vormist, mis tekkis miljardeid aastaid tagasi. Kuid Kepler 1649 tee peal võib olla teisiti. Võib-olla seal tekkis elu 2 korda, 2 sõltumatut algust, 2 erinevat keemiat. Või võib-olla mitte. Võib-olla seal, nagu maal, on kogu elu seotud. Ja see ühendus räägib lugu sellest, kuidas elu tekkis, kust see tuli, kuidas see levis. Kuid me ei saa teada neid asju spektraalanalüüsist. Me ei saa teada neid asju raadiosignaalidest. Ainus viis, kuidas me saame teada, on minna sinna. Saata sond, saata robot, saata midagi, mis saab vaadata lähemalt. Ja siin tuleb kõige raskem osa, sest 300 valgusaastat on kaugel, väga kaugel. Meie kiireim sond, Voyager 1, liigub kiirusega umbes 17 kilomeetrit sekundis. Ja sellel kiirusel kulub Kepler 1649 tee jõudmiseks umbes 5 miljonit aastat. 5 miljonit aastat. Ilmselgelt ei ole see praktiline. Me vajame kiiremat tehnoloogiat. Palju kiiremat. Ja teadlased töötavad selle kallal. Breakthrough Starshot. Projekt, mis kavandab saata väikeseid sonde lähimatele tähtedele, kasutades lasereid nende kiirendamiseks. Sondid, mis kaaluvad ainult mõned grammid. Purjed, mis on vaid mõned aatomid paksud. Ja laserid, mis lükkavad neid purjed kiirusele, mis on 20% valguse kiirusest. 20% valguse kiirusest. See tähendab, et Kepler 1649 tee jõudmine võtaks umbes 1500 aastat. Endiselt pikk aeg, kuid mitte võimatu. Ja kui me saadame selle sondi täna, siis meie järeltulijad, meie kaugete tuleviku järeltulijad võivad saada andmeid, võivad näha pilte, võivad teada, mis seal tegelikult on. Kuid 1500 aastat on pikk aeg, liiga pikk, et ükski meist seda näeks. Liiga pikk, et ükski meie lastest seda näeks. Või meie lastelastest. Või nende lastelastest. Kuid võib-olla see pole oluline. Võib-olla oluline on see, et me alustame. Et me teeme esimese sammu. Et me ütleme, me tahame teada. Ja vahepeal jätkame vaatamist. Jätkame kuulamist. Jätkame õppimist. Sest iga uus andmepunkt, iga uus spekter, iga uus vaatlus räägib meile rohkem. Räägib meile lugu planeedist, mis võib olla elusate maailmade seas. Lugu ookeanidest, mis võivad olla täis elu. Lugu taevast, kus keegi võib vaadata üles ja küsida samu küsimusi, mida meie küsime. Ja see lugu on alles alguses. Sest Kepler 1649 tee pole ainus. See on lihtsalt esimene, mille me leidsime nii üksikasjalikult. Esimene, mille atmosfäär on nii sarnane meie omaga. Kuid seal on teisi, tuhandeid teisi, miljoneid teisi. Ja me hakkame neid leidma. Järgmise 10 aasta jooksul käivitatakse uued teleskoopid, võimsamad teleskoopid. Teleskoopid, mis suudavad näha väiksemaid planeedid. Teleskoopid, mis suudavad analüüsida nende atmosfääre üksikasjalikumalt.
Ja iga uue teleskoobi, iga uue avastusega liigume me lähemale vastusele. Vastusele küsimusele, mis on kummitanud inimkonda alates ajast, kui me esimest korda vaatasime üles tähtede poole. Kas me oleme üksi? Ja vastus sellele küsimusele võib tulla kiiremini, kui me arvame. Sest Kepler 1649d pole enam lihtsalt punkt andmetes. See pole enam lihtsalt number kataloogis. See on muutunud millekski enamat. See on muutunud peegelpildiks. Peegelpildiks, mis näitab meile, kui haruldane või kui tavaline elu võib olla. Kuid enne kui me saame mõista, mida see peegelpilt meile näitab, peame me mõistma, kui kaugele me oleme jõudnud. Sest veel 50 aastat tagasi ei teadnud me ühtegi planeeti väljaspool meie päikesesüsteemi. Mitte ühtegi. Me teadsime, et tähed eksisteerivad. Me teadsime, et galaktikad eksisteerivad. Kuid me ei teadnud, kas ükski teine täht omab planeedid. 992. Esimene kinnitatud eksoplaneet. Planeet, mis tiirles mitte tavalise tähe, vaid pulsaari ümber. Surnud tähe ümber. Ja see avastus muutis kõike. Sest kui planeedid võivad eksisteerida isegi surnud tähtede ümber, siis nad võivad eksisteerida kõikjal. 995. Esimene planeet, mis tiirles tavalise tähe ümber. 51. Pegasi B. Kuum Jupiter. Planeet, mis oli nii lähedal oma tähele, et tema aasta kestis ainult 4 päeva. Planeet, kus temperatuur oli üle 1000 kraadi. Planeet, kus elu, nagu me seda teame, oli võimatu. Kuid see oli algus. Ja pärast seda tulid teised, kümneid, sadu, tuhandeid. Ja iga uue avastusega õppisime me midagi uut. Õppisime, et planeedid on uskumatult mitmekesised. Kuumad Jupiterid, supermaad, mini-Neptuunid, planeedid, mis tiirlevad 2 tähe ümber, planeedid, mis tiirlevad tagurpidi, planeedid, mis ei peaks üldse eksisteerima, kuid siiski eksisteerivad. Ja siis, 2009, käivitati Kepler. Kosmoseteleskoop, mille ainus ülesanne oli otsida planeedid, vaadata üht taeva osa, vaadata 150 000 tähte ja otsida väikeseid heleduslangusi, märke sellest, et planeet möödub tähe eest. Kepler töötas 9 aastat ja nende 9 aasta jooksul leidis ta üle 2700 kinnitatud planeedi ja veel tuhandeid kandidaate. Planeedid, mis ootavad kinnitust. Ja üks neist planeetidest oli Kepler 1649d. Kuid Kepler ei suutnud analüüsida atmosfääre. Ta suutis ainult öelda meile, et planeet on olemas, et ta on teatud suuruses, et ta on teatud kaugusel oma tähest, kuid mitte rohkemat. Atmosfääride analüüsimiseks vajasime me võimsamat instrumenti. Vajasime me James Webbi. Ja nüüd, 2026, me omame seda instrumenti. Ja me kasutame seda. Mitte ainult Kepler 1649d jaoks, vaid ka teiste planeetide jaoks. Planeetide, mis võivad olla sarnased. Planeetide, mis võivad kanda samu biosignatuure. Trappist 1 süsteem. 7 planeeti, mis tiirlevad punase kääbustähe ümber. 3 neist elutsoonis. 3 planeeti, kus temperatuur võib olla õige vedelale veele. Ja James Webb vaatab neid. Üks korraga. Otsides atmosfääre. Otsides biosignatuure. 2025. Esimesed tulemused Trappist 1e kohta. Planeet, mis on veidi väiksem kui Maa. Planeet, mis asub elutsoonis. Ja spekter näitab süsinikdioksiidi. Palju süsinikdioksiidi. Kuid mitte hapnikku. Mitte metaani. Atmosfäär, mis on paks, kuid mis ei kanna biosignatuure. Kas see tähendab, et seal pole elu? Mitte tingimata. Sest Maa atmosfäär ei olnud alati täis hapnikku. 2 miljardit aastat tagasi
oli meie atmosfäär täis süsinikdioksiidi ja lämmastikku. Hapnik tuli hiljem, pärast seda, kui fotosüntees arenes. Pärast seda, kui tsüannobakterid hakkasid tootma hapnikku. Ja võib-olla trapist 1E on samas etapis. Võib-olla seal on elu, kuid see elu pole veel hakanud tootma hapnikku. Või võib-olla seal pole elu. Võib-olla see planeet on lihtsalt surnud maailm. Paks atmosfäär, kuid ilma eluta. Ja see on samuti oluline teada, sest see räägib meile, et mitte iga planeet elutsoonis ei ole elusate maailmade seas. Kuid siis on Kepler 1649d, planeet, kus atmosfäär räägib teist lugu, lugu elust. Ja see muudab kõike. Dr. Liisa Kaltenecker, astrobioloog Cornelli ülikoolist, kes juhib eksoplaneetide eluotsingu programmi, selgitas 2026. Kepler 1649d on esimene planeet, kus me näeme täielikku biosignatuuride paketti. Mitte ainult hapnikku, mitte ainult metaani, vaid mõlemad koos veeauru, osooni, DMS-iga. See on täielik pakett. Ja see pakett on identne maaga. See pole juhus. See on elu. Kuid kui kindlad me saame olla? Sest teaduses pole kunagi 100% kindlust. Alati on võimalus, et me eksime. Alati on võimalus, et on mingi protsess, mida me ei tea, mis võib toota samu gaase ilma eluta. Ja teadlased on seda võimalust uurinud. Nad on modelleerinud kõiki võimalikke geoloogilisi protsesse, vulkaane, hüdrotermilisi allikaid, keemilisi reaktsioone atmosfääris, fotokemismi, kõike, mis võiks toota hapnikku ja metaani koos. Ja tulemus? Ükski teadaolev geoloogiline protsess ei suuda toota hapnikku ja metaani koos stabiilses kontsentratsioonis, sest need kaks gaasi reageerivad omavahel. Nad hävitavad üksteist. Ainus viis, kuidas neid mõlemaid hoida, on pidevalt neid mõlemaid toota. Ja ainus teadolev protsess, mis seda teeb, on elu. Kuid teadolev on oluline sõna, sest võib-olla on protsesse, mida me ei tea. Võib-olla on keemia, mida me ei mõista. Võib-olla on füüsika, mis töötab teisiti planeedil, mis on nii erinev maast. Ja seetõttu on teadlased ettevaatlikud. Seetõttu nad ütlevad 87%, mitte 100%. Seetõttu nad jätkavad vaatamist, jätkavad analüüsimist, jätkavad otsimist alternatiivide järele. Kuid iga uue vaatluse, iga uue spektriga muutub pilt selgemaks. Ja pilt, mis ilmneb, on pilt elust. Pilt planeedist, mis hingab. Pilt ookeanidest, mis on täis organismi. Pilt maailmast, mis võib olla nii sarnane meie omaga, et kui me saaksime seal seista, ei pruugi me kohe aru saada, et me pole maal. Kujutage ette seda hetke. Kujutage ette, et te seisate Kepler 1649d rannal, hämaras tsoonis, kus punane täht ripub alati horisondil. Taevas on tume purpurne. Täht on suur, palju suurem, kui päike näib maalt, sest olete palju lähemal. Kuid ta pole pime. Ta annab piisavalt valgust, et näha, piisavalt soojust, et tunda. Ja te vaatate alla. Liiv teie jalgade all. Kuid see liiv pole kollane. See on tume punane või must, sest see on tehtud erinevatest mineraalidest. Mineraalidest, mis on kujunenud erineva keemia all. Ja te vaatate merre. Lained tulevad randa, kuid need lained pole sinised. Nad on tumepunased, peegeldades taeva värvi, peegeldades tähe valgust. Ja vees, kui te vaatate tähelepanelikult, võite näha midagi liikumas. Midagi, mis ujub. Midagi, mis elab. Võib-olla see on väike, võib-olla see on suur. Võib-olla see näeb välja nagu kala, või võib-olla see näeb välja nagu midagi, mida te pole kunagi näinud. Midagi, mis on arenenud täiesti erineva evolutsiooni teel. Kuid see liigub, see hingab, see elab. Ja te vaatate üles, taevasse, ja te näete tähti, kuid mitte palju tähti.
Sest taevas on alati hele. Täht on alati seal ja ta varjutab enamiku tähtedest. Kuid kõige eredamad tähed on nähtavad. Ja üks neist tähtedest, väike kollane punkt, on meie päike. 300 valgusaastat eemal. Nii kaugel, et isegi valgus vajab 300 aastat, et siia jõuda. Ja te mõtlete, kas seal, selle kollase punkti juures, vaatab keegi tagasi? Kas keegi seal teab, et me oleme siin? Kas keegi seal küsib samu küsimusi? Kuid see pole lihtsalt fantaasia. See pole lihtsalt ulme. Sest andmed räägivad meile, et see maailm on olemas. Et see maailm on reaalne. Et see maailm võib olla täis elu. Ja kui see on tõsi, kui Kepler 1649d on tõesti elusate maailmade seas, siis see muudab kõike. Sest see tähendab, et elu pole haruldane. Elu pole ime. Elu on midagi, mis juhtub. Midagi, mis on universumi põhiomadus. Mõelge sellele. 2 planeeti. Maa ja Kepler 1649d. 300 valgusaastat üksteisest. Täiesti sõltumatud. Täiesti eraldatud. Kuid mõlemal sama atmosfäär. Mõlemal sama keemia. Mõlemal elu. Kas see on juhus või kas see on seaduspärasus? Kas elu tekib alati, kui tingimused on õiged? Kas elu on vältimatu? Dr. Sarah Seeger, astrofüüsik MIT-st, kes on pühendanud oma karjääri eksoplaneetide uurimisele, ütles 2025. Kui me leiame elu 2 planeedil, siis me teame, et elu pole haruldane. Kui me leiame elu 2 planeedil, mis on nii erinevad nagu Maa ja Kepler 1649d, siis me teame, et elu on paindlik. Ja kui elu on paindlik, kui elu tekib kergesti, siis galaktika on täis elu. Täis maailmu, kus midagi elab. Ja see pole lihtsalt spekulatsioon, sest me hakkame nägema mustreid. Mustreid selles, kus planeedid moodustuvad. Mustreid selles, kus elu võib tekkida. Elutsoonis olevad planeedid pole haruldased. Kepler andmed näitavad, et umbes 20–50% päikesesarnastest tähtedest omavad vähemalt ühte planeeti elutsoonis. Ja punaseid kääbustähti on palju rohkem kui päikesesarnaseid tähti. Palju rohkem. Nad moodustavad umbes 70% kõigist tähtedest galaktikas. Ja kui 70% tähtedest on punased kääbused ja kui 20% neist omavad planeete elutsoonis, siis see tähendab miljardeid planeedid. Miljardeid maailmu, kus temperatuur on õige, kus vesi võib olla vedel, kus elu võib tekkida. Kuid mitte kõik need planeedid pole nagu Kepler 1649d. Mitte kõigil pole atmosfääri, mitte kõigil pole vett, mitte kõigil pole elu. Kuid kui isegi 1% neist omab elu, siis see on miljoneid maailmu, miljoneid ookeane, miljoneid taevaid, kus keegi võib vaadata üles ja küsida, kas me oleme üksi. Ja vastus sellele küsimusele võib olla, ei, te pole üksi. Me oleme siin, 300 valgusaastat eemal, vaatamas, kuulamas, otsimas. Kuid siin tuleb paradoks, Fermi paradoks. Kui galaktika on täis elu, kui seal on miljoneid tsivilisatsioone, siis kus nad kõik on? Miks me pole neid näinud? Miks me pole neid kuulnud? Miks pole nad meid külastanud? On palju vastuseid sellele küsimusele. Võib-olla vahemaad on lihtsalt liiga suured. Võib-olla tsivilisatsioonid ei ela piisavalt kaua. Võib-olla nad ei taha kontakteeruda. Võib-olla nad on juba siin, kuid me ei oska neid ära tunda. Või võib-olla me oleme esimesed. Võib-olla meie galaktikas, kuigi seal on miljardeid planeedid, kuigi seal on miljoneid maailmu, kus elu võib eksisteerida, oleme meie esimesed, kes jõudsid tehnoloogilise tsivilisatsiooni tasemele. Esimesed, kes ehitasid teleskoope. Esimesed, kes hakkasid otsima. Kuid Kepler 1649d
muudab seda võrrandit. Sest kui seal on elu, kui seal on olnud elu miljardeid aastaid, siis seal on olnud palju rohkem aega areneda, palju rohkem aega jõuda intelligentsuseni, palju rohkem aega ehitada tsivilisatsiooni. Punased kääbustähed elavad triljoneid aastaid. Meie päike elab ainult 10 miljardit aastat ja ta on juba pool oma elust elanud. Kuid Kepler 1649 täht on alles alguses. Ta võib põleda veel triljoneid aastaid. Ja kui seal on elu, kui seal on tsivilisatsioon, siis neil on aega. Palju aega. Kuid võib-olla nad pole veel jõudnud sinna. Võib-olla nad on endiselt mikroobide staadiumis. Võib-olla nad on endiselt ookeanides. Võib-olla nad pole veel tulnud maale. Või võib-olla nad pole kunagi tulnud maale, sest seal pole piisavalt maad. Või võib-olla nad on juba möödunud meist. Võib-olla nad on juba ehitanud tsivilisatsiooni, mis on nii arenenud, et me ei oska seda ära tunda. Võib-olla nad vaatavad meid ja näevad primitiivset liiki, mis on alles õppimas, kuidas otsida. Kuid me ei saa teada, kui me ei otsi. Ja me otsime. Iga päev, iga öö ja iga uue vaatlusega, iga uue andmepunktiga liigume me lähemale vastusele. 2026. Uus teleskoop on planeeritud. Nancy Grace Roman Space Telescope. Teleskoop, mis on laiema vaatevälaga kui James Webb. Teleskoop, mis suudab vaadata 1000 planeedid korraga. Ja üks tema peamisi ülesandeid on otsida biosignatuure. Otsida planeedid, mis on nagu Kepler 1649 D. Ja pärast seda tuleb veel võimsam instrument. Habitable Worlds Observatory. Teleskoop, mis on spetsiaalselt disainitud otsima elu. Teleskoop, mis suudab mitte ainult avastada biosignatuure, vaid ka pildistada planeedid, näha nende pindu, näha nende ookeane, näha nende pilvi. Ja kui see teleskoop käivitatakse 30. aastate lõpus või 40. siis me võime näha Kepler 1649 D. Mitte lihtsalt punktina, mitte lihtsalt spektrina, vaid pildina. Väikese, hägusa pildina, kuid siiski pildina. Ja see pilt võib näidata meile ookeane, võib näidata meile pilvi, võib näidata meile maailma, mis elab. Kuid isegi enne seda, isegi enne kui me näeme pilti, jätkame me õppimist. Sest iga uus spekter, iga uus vaatlus räägib meile rohkem. Räägib meile lugu planeedist, mis võib olla kõige maasarnasem maailm, mille me oleme kunagi leidnud. Ja see lugu pole lihtsalt Kepler 1649 D lugu. See on meie lugu. Lugu sellest, kuidas me õppisime otsima, kuidas me õppisime mõistma, kuidas me õppisime, et me pole üksi. Sest isegi kui Kepler 1649 D peal pole tsivilisatsiooni, isegi kui seal on ainult mikroobid, on see ikkagi kõige olulisem avastus. See on avastus, mis ütleb meile, et elu pole ime, elu pole juhus. Elu on midagi, mis juhtub. Midagi, mis on universumi põhiomadus. Ja kui elu on universumi põhiomadus, kui elu tekib alati, kui tingimused on õiged, siis galaktika on täis elu. Täis maailmu, kus midagi hingab. Täis ookeane, kus midagi ujub. Täis taevaid, kus keegi vaatab üles. Ja üks päev, võib-olla mitte meie eluajal, võib-olla mitte meie lastelaste eluajal, kuid üks päev me võime kuulda vastust. Võime kuulda signaali. Võime kuulda häält, mis ütleb, me oleme siin, me kuulsime teid, me vaatasime teid ja nüüd me vastame. Ja sel päeval muutub kõik, sest sel päeval me teame, et me pole üksi. Me teame, et kusagil seal väljas 300 valgusaastat eemal või 1000 valgusaastat eemal või 1 000 000 valgusaastat eemal on keegi, kes mõtleb, keegi, kes küsib, keegi, kes otsib. Kuid kuni selle päevani jõuame, jätkame me vaatamist, jätkame kuulamist, jätkame õppimist. Sest iga uus avastus, iga uus planeet, iga uus biosignatuur
viib meid lähemale vastusele, lähemale mõistmisele, lähemale teadmisele. Ja Kepler 1649d on selles teekonna oluline samm. Mitte viimane samm, kuid oluline samm. Samm, mis näitab meile, et me oleme õigel teel, et me otsime õiges kohas, et vastus on seal väljas, ootamas, et me selle leiaksime. 300 valgusaastat. See on vahemaa, mis eraldab meid Kepler 1649d-st. Vahemaa, mis tundub ületamatu. Kuid see on ka vahemaa, mis ühendab meid. Sest valgus, mis jõuab meieni sellelt planeedilt, on sama valgus, mis puudutas selle planeedi ookeane. Sama valgus, mis läbis selle planeedi atmosfääri. Sama valgus, mis kandis endas lugu elust. Ja me loeme seda lugu sõna haaval. Spektrioon. Spektrioone haaval. Ja iga uue sõnaga muutub lugu selgemaks. Muutub pilt täielikumaks. Muutub tõde ilmsemaks. Kepler 1649. Tee elab. Ja see elu, see kaugel, võõras, uskumatu elu, räägib meile, et me pole üksi. Räägib meile, et universum on täis imesid. Räägib meile, et elu leiab tee alati. Kuid enne, kui me laseme end viia unistustesse, galaktikast, mis on täis elu, peame me peatuma. Peame me rääkida sellest, millest teadlased räägivad harva avalikult, kuid millest nad räägivad omavahel iga päev. Peame me rääkima kahtlustest. Sest ma mõistan täiesti, mida te mõtlete. Te olete kuulnud neid lugusid varem. Sensatsiooniline pealkiri. Leitud teine maa. Ja siis, kuude pärast, vaikne parandus väikeses teaduslikus ajakirjas. Vabandust, me eksisime. Te olete näinud pseudoteadust, mis maskeerib end teadusena. Te olete näinud soovmõtlemist, mis maskeerib end avastusena. Ja te küsite õigustatult, kas Kepler 1649d on veel üks selline lugu? Kas see on veel üks planeet, mille kohta me väidame liiga palju, põhinedes liiga vähesel? Kas me näeme seda, mida me tahame näha, mitte seda, mis seal tegelikult on? Need on õiged küsimused ja ausus nõuab, et me vastame neile. Alustame sellest, mida me tegelikult teame, mitte sellest, mida me loodame, mitte sellest, mida me arvame, vaid sellest, mida andmed tegelikult näitavad. Me teame, et Kepler 1649d eksisteerib. See pole spekulatsioon. Planeet on avastatud transiidimeetodil, kinnitatud mitme sõltumatu vaatluse poolt. Tema suurus 1,06 maa raadiust, veamääraga +–4%. Tema orbiidiperiood 19,5 päeva, veamääraga +–0,1 päeva. Need on faktid. Me teame, et planeet asub elutsoonis. Arvutused näitavad, et tema tasakaalutemperatuur on 271 Kelvini kraadi, +–12 kraadi. See on umbes –2 Celsiuse järgi. Kuid see on tasakaalutemperatuur ilma atmosfäärita. Kui planeedil on atmosfäär ja andmed viitavad, et on, siis tegelik temperatuur võib olla palju kõrgem. Kasvuhoone efekt võib tõsta temperatuuri 15–25 kraadi Celsiuse järgi. See on fakt, mis põhineb atmosfääri mudelitel. Me teame, et planeedil on atmosfäär. James Webbi spektraalanalüüs näitab selgeid neeldumisjooni. Need jooned pole müra. Need pole artefaktid. Need on korratavad, kinnitatud mitme sõltumatu vaatuse poolt. See on fakt. Ja nüüd tuleb keeruline osa. Me teame, et selles atmosfääris on hapnikku. Spektrioon 1664 nanomeetrit. Molekulaarse hapniku signatuur. Kontsentratsioon 21%, +–3%. See on fakt. Me teame, et seal on metaani. Spektrioon 3033 nanomeetrit. Metaani signatuur. Kontsentratsioon 1,8 osamiljoni kohta.
pluss-miinus 0,3 osamiljoni kohta. See on fakt. Me teame, et seal on veeauru, mitmed spektrijooned infrapunases piirkonnas. Veeauru signatuur, suhteline niiskus 60–80% sõltuvalt kõrgusest atmosfääris. See on fakt, kuid siis tuleb tõlgendus. Ja tõlgendus pole fakt. Tõlgendus on järeldus, mis põhineb faktidel, kuid mis kannab endas ebakindlust. Me ütleme, et need gaasid on biosignatuurid, kuid mis teeb gaasi biosignatuuriks? Dr. Joshua Christensen Totten, astrobioloog California ülikoolist Santa Cruzist, kes on pühendunud oma karjääri biosignatuuride uurimisele, selgitab. Biosignatuur pole lihtsalt gaas, mida elu toodab. Biosignatuur on gaas või gaaside kombinatsioon, mida on äärmiselt raske toota ilma eluta. Hapnik üksi pole biosignatuur, sest hapnikku võivad toota ka geoloogilised protsessid. Metaan üksi pole biosignatuur, sest metaani võivad toota ka vulkaanid. Kuid hapnik ja metaan koos, stabiilses kontsentratsioonis, pikka aega, see on biosignatuur, sest need kaks gaasi hävitavad üksteist. Ja ainus viis, kuidas neid mõlemaid hoida, on pidevalt neid mõlemaid toota. Kuid kas see on ainus viis? Siin peame me olema ausad. Me teame ainult ühte planeeti, kus elu eksisteerib, Maa. Ja me teame ainult ühte liiki keemiat, mis toodab neid gaase koos. Maa keemiat, Maa elu. Kas võib olla teisi protsesse? Protsesse, mida me ei tea. Protsesse, mis võivad eksisteerida planeedil, mis on nii erinev Maast. Teadlased on seda võimalust uurinud põhjalikult. Nad on modelleerinud tuhandeid erinevaid stsenaariume, vulkaanilist aktiivsust, fotokemismi, atmosfääri keemiat, ookeani keemiat, hüdrotermilisi allikaid, meteoriitide mõju, kõike, mida nad suudavad ette kujutada. Ja tulemus? Dr. Christensen Totten jätkab. Me oleme leidnud mõned protsessid, mis võivad toota hapnikku ilma eluta. Näiteks kui planeet kaotab oma ookeani, kui vesi fotodissotseerub ja vesinik põgeneb kosmosesse, jääb hapnik järele. Kuid see protsess toodab tohutult palju hapnikku, palju rohkem, kui me näeme Kepler 1649 tee peal. Ja see protsess ei tooda metaani. Me oleme leidnud protsesse, mis võivad toota metaani ilma eluta. Vulkaanid, hüdrotermilised süsteemid. Kuid need protsessid ei tooda piisavalt metaani, et seda atmosfääris hoida hapniku juuresolekul. Hapnik hävitaks selle kiiresti. Me pole leidnud ühtegi protsessi, mis suudaks toota mõlemad koos, stabiilselt, pikka aega, välja arvatud elu. Kuid me pole leidnud, ei tähenda ei eksisteeri. See on oluline eristus. See on erinevus teaduse ja dogma vahel. Ja seetõttu teadlased ei ütle, me oleme leidnud elu. Nad ütlevad, me oleme leidnud biosignatuure. Nad ütlevad, tõenäosus on 87%, mitte 100. 87. Mis on need 13%? Need on ebakindlus. Need on tunnistus, et me ei tea kõike. Need on teaduslik ausus. Dr. Sarah Seeger, kes on üks maailma juhtivaid eksperte eksoplaneetide atmosfääride alal, ütles 2026. Kui keegi küsib minult, kas Kepler 1649 tee peal on elu, siis ma vastan, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Kuid ma tean, et andmed, mis meil on kooskõlas eluga. Ma tean, et iga alternatiivne selgitus, mida me oleme testinud, on vähem tõenäoline kui elu. Ma tean, et kui me näeksime neid samu andmeid Maa kohta, ei oleks meil kahtlustki. Kuid ma ei saa öelda 100% kindlalt, sest teadus ei tööta nii. Ja see on ilus. See on see, mis eristab teadust pseudoteadusest. Pseudoteadus ütleb, ma tean. Teadus ütleb, andmed viitavad sellele, kuid ma võin eksida. Kuid see ei tähenda, et me peaksime ignoreerima andmeid. See ei tähenda, et me peaksime ütlema,
Kuna me ei ole 100% kindlad, siis me ei tea midagi. 87% on endiselt 87%. See on kõrgem tõenäosus kui enamik asju, mida me igapäevaelus peame tõeks. Kui arst ütleb teile, et teil on 87% tõenäosus terveneda, te ei ütle, kuna see pole 100%, siis ma ignoreerin seda. Te võtate seda tõsiselt. Te tegutsete selle info põhjal. Ja sama kehtib Kepler 1649 tee kohta. 87% tõenäosus, et seal on elu, on piisavalt kõrge, et võtta seda tõsiselt. Piisavalt kõrge, et jätkata uurimist. Piisavalt kõrge, et öelda, see võib olla kõige olulisem avastus inimkonna ajaloos. Kuid me peame ka mõistma, mida see tõenäosus tegelikult tähendab. See ei tähenda, et seal on 87% elu. See tähendab, et põhinedes kõigil andmetel, mis meil on, põhinedes kõigil mudelitel, mis meil on, põhinedes kõigil alternatiividel, mida me oleme testinud, on 87% tõenäosus, et biosignatuurid on bioloogilise päritoluga. See on statistiline väide ja statistika kannab endas ebakindlust, kuid see on parim, mida meil on. Ja teaduses töötame me alati parima infoga, mis meil on. Dr. Michael Chang SETI instituudist lisab. Inimesed küsivad minult, miks te ei ole kindel? Miks te ei saa lihtsalt öelda jah või ei? Ja ma selgitan. Sest me vaatame planeeti, mis on 300 valgusaastat eemal. Me ei saa sinna minna. Me ei saa proove võtta. Me ei saa vaadata mikroskoobiga. Kõik, mis meil on valgus. Väike kogus valgust, mis on läbinud planeedi atmosfääri, ja me peame selle valguse põhjal rekonstrueerima terve maailma. See on nagu proovida aru saada, mis toimub majas, vaadates ainult suitsu, mis tuleb korstna. Te võite teha häid järeldusi, kuid te ei saa kunagi olla 100% kindel, kui te ei lähe sisse. Ja see on ausus, mida me vajame. Mitte liialdatud väited. Mitte sensatsiooniline pealkiri, vaid aus, ettevaatlik, teaduslik hinnang. Kuid see ausus ei vähenda avastuse tähtsust. Vastupidi, see muudab selle veelgi olulisemaks, sest see näitab, et me ei ole lihtsalt unistamas. Me ei ole lihtsalt soovima. Me teeme teadust. Päris teadust. Teadust, mis tunnistab oma piiranguid, kuid mis siiski jõuab järeldusteni. Ja need järeldused on hämmastav. Isegi kui me võtame arvesse kogu ebakindlust, isegi kui me oleme kõige konservatiivsemad, on tõenäosus, et Kepler 1649 tee peal on elu, suurem kui tõenäosus, et seal pole. Mõelge sellele hetkeks. Esimest korda inimkonna ajaloos me vaatame teist maailma ja ütleme, seal on tõenäolisemalt elu kui mitte. Mitte võib olla, mitte me loodame, vaid tõenäolisemalt. See on tohutu. See on revolutsiooniline. See muudab kõike. Kuid me peame ka rääkima sellest, mida me ei tea. Sest see, mida me ei tea, on sama oluline kui see, mida me teame. Me ei tea, milline see elu on. Me teame, et seal on biosignatuurid, kuid biosignatuurid ei räägi meile, kas seal on bakterid või sinivaalad, kas seal on vetikad või metsad. Kas seal on mikroobid või tsivilisatsioonid. Me ei tea, kui kaua see elu on seal olnud. Atmosfäär näitab meile praegust olukorda, kuid kas see elu tekkis 1 000 000 aastat tagasi, 1 miljard aastat tagasi, 4 miljardit aastat tagasi? Me ei tea. Me ei tea, kas see elu on sarnane meie omaga, kas see kasutab DNA-d, kas see kasutab valke, kas see kasutab rakke või kas on midagi täiesti erinevat. Midagi, mida me ei oska ette kujutada. Me ei tea, kas seal on intelligentsus. Biosignatuurid räägivad meile elust, kuid nad ei räägi meile mõtlemisest. Nad ei räägi meile teadvusest. Nad ei räägi meile tsivilisatsioonist. Ja me ei tea, kas me kunagi saame teada, sest 300 valgusaastat on kaugel, väga kaugel. Isegi kui me saadame sondi täna, kasutades kõige arenenumaid tehnoloogiaid, mida me suudame ette kujutada,
kulub 1500 aastat, et sinna jõuda. Ja veel 300 aastat, et signaal tagasi tuleks. 1800 aastat kokku. Ükski meist ei ela nii kaua. Ükski meie tsivilisatsioon pole elanud nii kaua. Kas me elame veel 1800 aastat? Me ei tea. Kuid võib-olla see pole oluline. Võib-olla oluline pole see, kas me kunagi saame lõpliku vastuse. Võib-olla oluline on see, et me küsime, et me otsime, et me proovime mõista. Sest see, mida me oleme juba õppinud, on uskumatu. Me oleme õppinud, et planeedid on tavalised. Me oleme õppinud, et elutsoonis olevad planeedid on tavalised. Me oleme õppinud, et atmosfäärid on tavalised. Ja nüüd me õpime, et biosignatuurid võivad olla tavalised. Ja kui biosignatuurid on tavalised, siis elu on tavaline. Ja kui elu on tavaline, siis me pole üksi. Isegi kui me ei kohtu kunagi. Isegi kui me ei räägi kunagi. Isegi kui me ei tea kunagi kindlalt. Me pole üksi. See on see, mida Kepler 1649 tee meile õpetab. Mitte lõplikku vastust, vaid suunda. Suunda, kuhu vaadata. Suunda, mida mõelda. Suunda, kuidas mõista oma kohta universumis. Dr. Liisa Kaltenecker-Cornelist ütleb, Kepler 1649 tee on nagu esimene samm pikale teekonnale. Me ei ole veel jõudnud sihtkohta. Me ei tea veel, mis seal ootab, kuid me teame, et me liigume õiges suunas. Me teame, et tee on olemas. Me teame, et sihtkoht on reaalne. Ja see teekond jätkub, sest Kepler 1649 tee pole ainus. See on lihtsalt esimene, mille me leidsime nii üksikasjalikult. Kuid seal on teisi, tuhandeid teisi, ja me hakkame neid leidma. Järgmise 10 aasta jooksul käivitatakse uued teleskoopid, võimsamad instrumendid, paremad detektorid, ja iga uue instrumendiga näeme me rohkem, õpime me rohkem, mõistame me rohkem. Ja võib-olla 10 aasta pärast me vaatame tagasi sellele hetkele 2026, kui me esimest korda analüüsisime Kepler 1649t atmosfääri ja me ütleme, see oli hetk, kui kõik muutus. See oli hetk, kui me mõistsime, et me pole üksi. Või võib-olla me vaatame tagasi ja ütleme, me eksisime. Me nägime seda, mida me tahtsime näha. Tegelikkus oli keerulisem. Mõlemad on võimalikud. Ja see on kaunis. See on teadus, mitte kindlus, vaid otsimine. Mitte dogma, vaid avastamine. Kuid praegu, siin ja nüüd, põhinedes andmetel, mis meil on, põhinedes mudelitel, mis meil on, põhinedes kõigel, mida me teame, on Kepler 1649t kõige maasarnasem planeet, mille me oleme kunagi leidnud. Mitte ainult suuruse poolest, mitte ainult asukoha poolest, vaid atmosfääri poolest, keemia poolest, biosignatuuride poolest. Ja see atmosfäär räägib lugu. Lugu hapnikust, mis tõuseb. Lugu metaanist, mis vabaneb. Lugu veeaurust, mis tiirles. Lugu ookeanidest, mis elavad. Lugu maailmast, mis hingab. Kas see lugu on tõsi? 87% ütleb jah. 13% ütleb, me ei tea veel, kuid me jätkame lugemist, jätkame kuulamist, jätkame õppimist, sest see lugu, see kaugel võõras uskumatu lugu, võib olla kõige olulisem lugu, mida me kunagi loeme. Lugu sellest, et elu leiab tee. Lugu sellest, et universum pole tühi. Lugu sellest, et kusagil seal väljas, 300 valgusaastat eemal, võib olla maailm, mis elab. Maailm, mis hingab. Maailm, mis võib-olla isegi vaatab tagasi. Ja isegi kui me ei saa kunagi kindlalt teada, isegi kui me jääme igavesti kahtlema, on see ikkagi ilus. Sest see kahtlus, see ebakindlus, see otsimine, see on see, mis teeb meid inimesteks. See on see, mis paneb meid vaatama üles. See on see,
mis paneb meid küsima, kas me oleme üksi. Ja nüüd, esimest korda, me omame vastust, mis pole lihtsalt me ei tea. Me omame vastust, mis on tõenäoliselt mitte. Tõenäoliselt mitte. Need kaks sõna kannavad endas kogu meie lootust, kogu meie uudishimu, kogu meie unistust ja kogu meie teaduslikku ausust. Me pole kindlad, kuid me oleme lähemale kui kunagi varem ja see on midagi, see on palju. Kuid nüüd peame me astuma sammu tagasi andmetest ja tõenäosustest, sammu tagasi spektritest ja biosignatuuridest, sest on küsimusi, mis ulatuvad kaugemale teadusest. Küsimusi, mis puudutavad seda, mida tähendab olla elusate maailmade seas. Mida tähendab vaadata üles taevasse ja teada, et seal võib olla keegi, kes vaatab tagasi. Need on filosoofilised küsimused. Ja kuigi teadus ei saa neile vastata, ei saa me neid ka ignoreerida. Sest need küsimused on põhjus, miks me otsime. Need küsimused on põhjus, miks me ehitame teleskoope. Need küsimused on põhjus, miks me vaatame. Mõelge sellele. Kui Kepler 1649 tee peal on tõesti elu, kui seal on ookeanid täis organismi, kui seal on midagi, mis hingab ja kasvab ja paljuneb, siis see elu tekkis täiesti sõltumatult meist. 300 valgusaastat eemal, ilma ühegi ühenduseta maaga, ilma ühegi mõjuta meie poolt. Ja see tähendab midagi sügavat. See tähendab, et elu pole juhus. Elu pole ime, mis juhtus ainult siin. Elu on midagi, mis juhtub. Midagi, mis on universumi põhiomadus. Nagu gravitatsioon, nagu elektromagnetism, nagu aeg. Kui tingimused on õiged, kui on vesi, kui on energia, kui on keemilised elemendid, siis elu tekib. Mitte alati, mitte koheselt, kuid lõpuks, vältamatult. See on radikaalne mõte, sest see tähendab, et universum pole neutraalne elu suhtes. Universum ei ole lihtsalt koht, kus elu võib juhtumisi tekkida. Universum on koht, kus elu tahab tekkida, kus elu on osa loodusseadustest. Dr. Paul Davies, teoreetiline füüsik ja astrobioloog, kes on pühendanud oma karjääri elu päritolu uurimisele, kirjutas 2025. Kui me leiame elu kahel planeedil, mis on tekkinud sõltumatult, siis me peame ümber mõtlema kogu meie arusaama elust. Elu pole enam anomaalia. Elu pole enam õnnelik juhus. Elu on osa universumi struktuurist. Ja see muudab kõike. Kuid mis see muudab? Muudab see seda, kes me oleme. Muudab see seda, mida me väärtustame. Muudab see seda, kuidas me elame. Võib-olla, võib-olla mitte. Kuid see muudab kindlasti seda, kuidas me mõistame oma kohta. Sest kui me pole enam ainukesed, kui me pole enam eriline, siis me peame küsima, mis teeb meid oluliseks. Ja vastus võib olla mitte midagi. Või vastus võib olla kõik. Sest kui elu on tavaline, kui elu on kõikjal, siis iga elu on eriline. Iga teadvus on ainulaadne. Iga hetk on väärtuslik. Te, kes kuulate neid sõnu praegu, olete osa millestki uskumatust. Te olete osa universumist, mis on muutunud teadlikuks. Osa aatomite, mis on korraldunud nii keeruliselt, et nad suudavad mõelda, suudavad küsida, suudavad imestada. Ja kusagil 300 valgusaastat eemal võib olla keegi teine, kes on sama uskumatu. Keegi, kes on samuti osa universumist, mis on muutunud teadlikuks. Keegi, kes vaatab samuti üles ja küsib, kas ma olen üksi? Ja te pole. Nad pole. Me pole. Kuid siin tuleb paradoks. Sest isegi kui me teame, et me pole üksi, oleme me siiski eraldatud. 300 valgusaastat. Vahemaa, mis muudab suhtlemise peaaegu võimatuks. Vahemaa,
mis tähendab, et isegi kui me saadame sõnumi täna, võtab vastuse saamine 600 aastat. 600 aastat. Pikem kui ükski tsivilisatsioon, mida me teame. Pikem kui ükski riik, mis on kunagi eksisteerinud. Pikem kui ükski keel, mida me räägime. Seega isegi kui me teame, et nad on seal, isegi kui me teame, et nad elavad, jääme me üksi. Igaveseks üksi. Igaveseks eraldatud. Või võib-olla mitte igaveseks, sest füüsika, mida me teame, pole lõplik. Kvantmehaanika viitab võimalustele, mida me ei mõista. Ruumi-aja kõverus viitab teedele, mida me ei oska veel kasutada. Ja võib-olla tulevikus, kaugel tulevikus, leiame me viisi. Viisi ületada vahemaa, viisi rääkida, viisi kohtuda. Kuid isegi kui me ei leia, isegi kui me jääme igaveseks eraldatuks, on teadmine ise väärtuslik. Teadmine, et me pole üksi. Teadmine, et kusagil seal väljas on keegi, kes vaatab samuti üles. Keegi, kes küsib samuti küsimusi. Keegi, kes otsib samuti vastuseid. See teadmine muudab taevast. Sest nüüd, kui te vaatate üles öösel, kui te näete tähti, te ei näe enam lihtsalt valgust. Te näete võimalusi. Te näete maailmu. Te näete kohti, kus keegi võib elada, kus keegi võib mõelda, kus keegi võib unistada. Ja üks neist tähtedest, väike punane punkt tähtkujus Cygnus, on Kepler 1649. Liiga nõrk, et palja silmaga näha, kuid seal, alati seal, ja selle tähe ümber tiirles planeet. Planeet, mille atmosfäär on identne meie omaga. Planeet, kus ookeanid võivad olla täis elu. Kuid me peame ka rääkima sellest, mida me ei tea. Mitte ainult Kepler 1649 tee kohta, vaid üldse. Sest iga vastus, mille me leiame, toob kaasa 10 uut küsimust. Me ei tea, mis on elu. Me teame, kuidas elu töötab. Me teame DNA-st, me teame valkudest, me teame rakkudest. Kuid me ei tea, mis teeb midagi elusaks. Mis on see erinevus elusa ja elutu vahel? Mis on see hetk, kui keemia muutub bioloogiaks? Me ei tea, kuidas elu tekkis. Me teame, et see juhtus. Me teame, et see juhtus Maal umbes 4 miljardit aastat tagasi. Kuid me ei tea, kuidas. Me ei tea, millised sammud viisid esimestest molekulidest esimese rakuni. Me ei tea, kas see oli lihtne või raske. Me ei tea, kas see oli kiire või aeglane. Me ei tea, kas elu on vältimatu. Me arvame, et jah. Andmed viitavad sellele, kuid me ei tea kindlalt. Me ei tea, kas iga planeet õigetes tingimustes areneb elu. Või kas on vaja veel midagi. Midagi, mida me ei mõista. Me ei tea, mis on teadvus. Me teame, et me oleme teadlikud. Me teame, et me mõtleme. Me teame, et me tunneme. Kuid me ei tea, kuidas. Me ei tea, kuidas neuronid, mis on lihtsalt rakud, mis on lihtsalt keemia, loovad subjektiivse kogemuse. Loovad mina. See on hard problem of consciousness. Probleem, mida filosoofid ja teadlased on arutanud sajandeid. Probleem, millele meil pole vastust. Ja kui meil pole vastust enda teadvuse kohta, kuidas me saame mõista võõra teadvust? Kuidas me saame mõista, kas Kepler 1649 tee peal on keegi, kes mõtleb? Me ei tea, kas intelligentsus on tavaline. Me teame, et see tekkis Maal. Kuid kas see oli vältimatu? Või kas see oli õnnelik juhus? Evolutsioon Maal kestis 4 miljardit aastat. Ja intelligentsus tekkis alles viimase miljoni aasta jooksul. Viimane 0,025%. Kas see tähendab, et intelligentsus on haruldane? Või kas see lihtsalt võtab aega? Me ei tea, kui kaua tsivilisatsioonid elavad. Me teame ainult ühte tsivilisatsiooni. Meie oma. Ja me oleme olnud tehnoloogiline tsivilisatsioon
ainult umbes 200 aastat. 200 aastat 4 miljardist. Kas me elame veel 1000 aastat, miljon aastat, miljard aastat? Või kas me hävitame end järgmise 100 aasta jooksul? Me ei tea, ja see teadmatus on hirmutav. Kuid see on ka vabastav, sest see tähendab, et tulevik pole kirjutatud. Tulevik pole määratud. Tulevik on see, mida me sellest teeme. Ja võib-olla Kepler 1649 D õpetab meile midagi selle kohta. Mitte otseselt, kuid kaudselt. Sest kui seal on elu, kui seal on olnud elu miljardeid aastaid, siis see elu on elanud üle kõik ohud, üle kõik katastroofe, üle kõik väljasuremised. Ja kui nad suutsid, siis võib-olla me suudame ka. Võib-olla me pole nii haprad, kui me arvame. Võib-olla elu, kui see kord tekib, on vastupidavam, kui me kardame. Või võib-olla mitte. Võib-olla Kepler 1649 D on täis ainult mikroobe. Võib-olla keeruline elu on haruldane. Võib-olla intelligentsus on veel haruldasem. Võib-olla me oleme tõesti eriline. Kuid kas see muudab meid vähem vastutavaks? Kas see muudab meie valikud vähem olulisteks? Vastupidi. Kui me oleme haruldased, siis me oleme veelgi väärtuslikumad. Kui me oleme ainukesed, kes suudavad mõista universumit, siis meil on kohustus seda teha. Kohustus elada, kohustus õppida, kohustus jätkata. Kuid ma ei usu, et me oleme ainukesed. Ma usun, ma loodan, et Kepler 1649 D on ainult algus. Et seal on teisi, tuhandeid teisi, miljoneid teisi. Maailmu, kus midagi elab. Maailmu, kus keegi mõtleb. Maailmu, kus keegi vaatab üles ja küsib samu küsimusi. Ja võib-olla ühel päeval me kuuleme vastust. Mitte meie eluajal, mitte meie lastelaste eluajal, kuid ühel päeval. Signaal, sõnum, tõend, et me pole üksi. Või võib-olla me ei kuule kunagi. Võib-olla vahemaad on liiga suured. Võib-olla tsivilisatsioonid ei ela piisavalt kaua. Võib-olla universum on täis elu, kuid tühi häältest. Mõlemad on võimalikud. Ja mõlemad on kaunid oma viisil. Sest kui me kuuleme vastust, siis me teame, et me pole üksi. Ja kui me ei kuule, siis me teame, et iga hetk, iga mõte, iga elu on veelgi väärtuslikum, sest see on nii haruldane. Kuid praegu, siin ja nüüd, me ei tea. Me vaatame, me kuulame, me otsime. Ja see otsimine ise on ilus. Sest see otsimine on see, mis teeb meid inimesteks. Mäletate, kuidas me alustasime? Mäletate esimest küsimust? Kas me just leidsime teise maa? Ja nüüd, pärast kõike, mida me oleme õppinud, pärast kõiki andmeid, pärast kõiki analüüse, on vastus. Võib-olla. Tõenäoliselt. 87%. Kuid see pole lõplik vastus. See pole kunagi lõplik vastus. Sest teadus ei anna lõplikke vastuseid. Teadus annab paremaid küsimusi. Ja Kepler 1649 D on andnud meile parimad küsimused, mis meil kunagi on olnud. Küsimused elu kohta. Küsimused teaduse kohta. Küsimused meie koha kohta universumis. Ja need küsimused juhivad meid edasi. Juhivad meid ehitama paremaid teleskoope. Juhivad meid otsima rohkem planeedid. Juhivad meid mõistma rohkem. Õppima rohkem. Olema rohkem. Sest lõpuks pole oluline, kas Kepler 1649 D peal on elu. Oluline on see, et me küsisime, et me otsisime, et me proovime mõista. Ja see otsimine, see küsimine, see püüdlus mõista, see on see, mis teeb meid elusaks. Mitte lihtsalt bioloogiliselt, vaid tõeliselt, sügavalt,
kosmiliselt. Te olete osa universumist, mis on muutunud teadlikuks. Osa aatomite, mis on korraldunud nii keeruliselt, et nad suudavad vaadata tagasi universumi alguse poole ja küsida, kust me tulime. Ja vaadata tuleviku poole ja küsida, kuhu me läheme. Ja kusagil 300 valgusaastat eemal võib olla keegi teine, kes küsib samu küsimusi. Keegi, kes vaatab samuti üles. Keegi, kes otsib samuti vastuseid. Ja isegi kui te ei kohtu kunagi, isegi kui te ei räägi kunagi, olete te ühendatud. Ühendatud küsimuste kaudu, ühendatud otsimise kaudu, ühendatud imestamise kaudu. Sest see on see, mis meid kõik ühendab. Mitte DNA, mitte keemia, vaid küsimused. Küsimused, mis ulatuvad kaugemale meie planeedist, kaugemale meie ajast, kaugemale meie mõistmisest. Küsimused nagu, kas me oleme üksi? Ja nüüd, esimest korda, me omame vastust, mis pole lihtsalt me ei tea. Me omame vastust, mis on tõenäoliselt mitte. Tõenäoliselt mitte. Need 2 sõna muudavad kõike. Sest need 2 sõna tähendavad, et kui te vaatate üles öösel, kui te näete tähti, te ei vaata enam tühja ruumi. Te vaatate võimalusi, te vaatate maailmu. Te vaatate kohti, kus keegi võib elada. Ja üks neist kohtadest, 300 valgusaastat eemal, on Kepler 1649d. Planeet, mille atmosfäär on identne meie omaga. Planeet, kus ookeanid võivad olla täis elu. Planeet, mis võib olla teine maa. Või võib-olla mitte. Võib-olla me eksime. Võib-olla on seal midagi, mida me ei mõista. Midagi, mis toodab samu gaase ilma eluta. Kuid isegi kui me eksime, isegi kui Kepler 1649d on surnud maailm, oleme me siiski õppinud midagi väärtuslikku. Oleme õppinud, kuidas otsida. Oleme õppinud, mida otsida. Oleme õppinud, et vastused on võimalikud. Ja me jätkame otsimist. Sest see on see, mida me teeme. See on see, kes me oleme. Me oleme liik, kes vaatab üles, kes küsib küsimusi, kes otsib vastuseid. Ja ühel päeval, võib-olla mitte meie eluajal, võib-olla mitte meie lastelaste eluajal, kuid ühel päeval me leiame vastuse, lõpliku vastuse. Vastuse, mis ütleb meile kindlalt, jah, seal on elu, või ei, seal pole. Kuid kuni selle päevani me elame ebakindluses. Ja see ebakindlus on kaunis, sest see ebakindlus hoiab meid otsimas, hoiab meid küsimas, hoiab meid elus. Seega, kui te vaatate üles täna öösel, kui te näete tähti, mõelge Kepler 1649d peale. Mõelge planeedile, mis on 300 valgusaastat eemal. Planeedile, kus võib olla ookeanid, kus võib olla elu, kus võib olla keegi, kes vaatab tagasi. Ja küsige endalt, mis ma teen selle teadmisega? Kuidas see muudab mind? Kuidas see muudab seda, kuidas ma elan? Sest lõpuks pole oluline, kas nad on seal. Oluline on see, et me küsisime, et me otsisime, et me jätkame otsimist. Sest see otsimine on see, mis teeb meid inimesteks. Ja see otsimine pole kunagi läbi. Kunagi.